Milline hing sa oled, kui sul on kalade tõusumärk? Tere, armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Kui sul on kalade tõusumärk või sa tunned kedagi, kellel on selline asetus sünnikaardis, siis sa tõenäoliselt oled märganud, et nendes inimestes on midagi sellist seletamatut, tabamatut, samal ajal midagi õrna, sellist ülevoolavat, eemal olevat, justkui ta oleks korraga siin ja oleks kuskil mujal ka. Kalade tõusumärgiga inimesed ei ole tulnud siia maailma midagi vallutama, nad ei ole tulnud siia midagi tõestama, võistlema ega võitma. Ja sageli nad tulevad siia sellise hingena, kes mäletab veel midagi sellest, kus ta pärineb. Ma võin öelda ka, et kalade tõusumärk on Eesti laiuskraadidel suhteliselt harva esinev ja seetõttu neid inimesi on siin tegelikult vähem, et teisi tõusumärke esineb alati tunduvalt rohkem. Ja mis siis on nende kalade tõusumärgi inimeste siis nii-öelda kingitus ja see väljakutse, ehk seesama, et nad tegelikult võivad veel päris hästi mäletada seda, kes nad päriselt on ja kus nad tulevad. Seetõttu nad võivad tunda seda, et nad justkui ei ole oma kodus siin maal. Ja nad võivad ka hästi varakult tunda, et nad on teistsugused kui teised inimesed. Nad vaatavad seda maailma ja mõtlevad, et huvitav, kuidas need teised inimesed siin kõik tegutsevad, oma praktilises maailmas hakkama saavad või kuidas siin üldse peaks elama. Siis neile võib tunduda, et nad on tulnud keskkonda, kus on reeglid, mis ei ole päriselt nende omad. Sest praktiline maailm nõuab tegutsemist, otsustamist, planeerimist ja tulemusi. Kuid kalade tõusumärgiga hinged otsivad tegelikult midagi palju sügavamat. Nad otsivad tähendust, ühendust, tingimusteta armastust ja tunnet, et sellel elul on suurem eesmärk. Sageli võib muidugi kaasneda sellega ka see, et neid ei mõisteta päriselt ja nad justkui räägivad mingit sellist keelt, mida teised ei kuule. Kõige suurem väljakutse kalade tõusumärgiga inimestele on põgenemine. Ja mitte sellepärast, et nad on nõrgad, vaid sellepärast, et selline inimene tunnetab lihtsalt maailma palju sügavamalt kui enamik inimesi. Ja kui see maailm muutub siis liiga karmiks, liiga lärmakaks või liiga valusaks, siis nad kipuvad taanduma oma sisemaailma, oma unistustesse, fantaasiatesse või põgenevad vaimsusesse, aga mõnikord ka sõltuvustesse. Ehk et siis ükskõik millistesse viisidesse, mis aitavad neil selle praktilise argise elu unustada. Kuid paradoks on selles, et see elu kutsub neid ikka ja jälle tagasi, sest see hing ei ole tulnud siia põgenema, vaid ta on tulnud õppima siia kohalolu. Kalade tõusumärgiga hing võib sattuda ka nii-öelda ohvri rolli, ehk ta võib tunda, et vahel, et elu lihtsalt juhtub temaga, et ta on olude ohver ja teda ei mõisteta, et maailm on liiga raske. Kuid see kasvamine algab sellest hetkest, kui see inimene mõistab, et ta peab lõpetama põgenemise ja vastutama oma elu eest. Aga seda ka ikkagi mitte jõuga ega mitte võideldes, vaid niimoodi samm haaval harjutades seda kohalolu. Ehk siis, kui nad hakkavad märkama, et ka kõige argisemates, praktilisemates tegevustes võib olla hingelisus,
siis hakkab see elu muutuma. Ja kalade tõusumärgiga inimene otsib eelkõige ühendust iseendaga, ta otsib ühendust oma hingega, ta otsib tingimusteta armastust, seda tunnet, et kõik on omavahel seotud ja ta otsib seda läbi oma kogemuste, aga läbi kaastunde, läbi andestuse, läbi usalduse. Ja kui nüüd kalade tõusumärgiga inimene lõpetab põgenemise ja julgeb päriselt siin maailmas kohal olla, siis avaneb tema kõige suurem anne. Ta muutub sillaks nähtava ja nähtamatu maailma vahel. Ta tunnetab inimesi väga sügavalt ja ta näebki sageli seda, mida teised ei märka. Ta toob maailma rohkem pehmust, mõistmist, armastust ja tema ülesanne ei ole tegelikult siit lahkuda või põgeneda, vaid tema ülesanne on tuua siia praktilisse maailma midagi sellest valgusest, mida see hing juba ammu mäletab. Sellised mõtted sulle kalade tõusumärgiga hingedest. Kui sind see video kõnetas, pane like, telli kanal, mina olen sulle tänulik ja näeme järgmises videos.